Kuna need Jassakaselane skulptuurid on olnud Kumu sisehoovis, siis nendest on hästi palju selfisid, et sa saad täpselt jälgida, et kuidas see sammal sinna peale kasvab. Võib-olla mõnele inimesele tundub see jube igav, mida ta vaatab, et niimoodi skulptuure puhastada väikese fatitikuga, aga mul on juba peas see idee, et kuidas ta sinna õue läheb ja kuidas ta välja näeb, et inimesed hakkavad jälle oma selfisid tegema ja see on nagu tore, et ei hakka nagu igav, jah, et sa näed nagu veidi suuremat pilti sellest. Ja. Kuna Eesti kliima on, et enamalt jaolt on kehv suusailm, siis õue välitöödeks sobib Eestis ainult tegelikult suvi. Suurema osa aastast me tegelikult töötame Eesti Kunstimuuseumis skulptuuride konservaatoritega koos abikaasaga. Ja see annab võimaluse näha siis lähedalt nagu väga erilisi teoseid ja materjale. Ideaalis võiks ju igal pool õues olla ka, kui tööd teed sellised tingimused nagu muuseumis. Aga seda ei ole, et siin saab teha nagu sellist ülitäpset tööd, et sul on iga kord võimalik vaadata mikroskoopi, näha suuri vaateid, teha analüüse ja siis sul on kogu aeg võimalus võtta uut vett ja kõike selliseid asju, mis nagu välitöödel on väga keeruline. Tahaks loota, et enamus töid, mis tehtud saab, et seal ei ole minu käest midagi järele, et selle nimel me teeme tööd, et meie tööd poleks näha ja et algne originaal oleks nagu oluline. Hans Pavelsi genotaafi konserveerimine on siis minu jaoks viimaste aastate üks suuremaid ja keerulisemaid töid. See töö vältas 3 suve pluss siis veel uuringud enne seda ja tegemist oli pööraselt keerulise objektiga, mida ideaalis oleks pidanud tegema muuseumis, aga kuna tegemist on nii suure objektiga, mida seina seest välja ei saa võtta väga, siis tegime seda väljas. Ja kui minna nagu suuremaks, siis siin on seisukord enne. Ja siis ma liigan nüüd alla ja siit näeb siis see seisukord pärast. Kunagi, kui ma skulptuuri konservaatoriks sain ja Praha Kunstiakadeemia ära lõpetasin, siis olid minu unistused seotud suuresti just nimelt Karja kiriku ja Tallinna Hans Pavelsi genotaafiga. Ma mõtlesin, et kui ma kunagi saan vanaks, et hirmsasti tahaks teha. Ja täna, kui ma olen siin Karja kiriku juures, siis ma ei suuda oma õnne ära imestada, et ma tõepoolest nüüd nende aastate pärast olengi neid skulptuure restaureerinud.